Vaat, mis ilus hommik ja kerge udulaul siukene seal Kaldajärve kohal. Et ma peaksin olema nüüd siin kuskil Castellos ja alustan tänase päeva teekonda. Sihtpunkt läheb siis sinnapoole ehk Tessesano del Calda suunas. Fontanelle. Ka siuksed rõõmsad värvilised majad siin rivis. Ja hommikujooksed. Vaata ikka tagasi ka tuldud teele. Siin on kohe päris mültsumasin Itaalia lipu alla välja pandud. Tahvel annab aimu ka, mis asi see on. Canon. Kuulipilduja 105-28. Kuulipilduja juhatas sisse asula nimega Castelletto. Et kas seda peaks tõlkima kui kindlusekene. Olen Padhenge sul Caldas. Siin miski kiriku juures. Ja uks on lahti. Ülestõusmispühade puhul. Rahvast näiks ka olema, vähemalt autode järgi otsustades. Tessesano del Caldas kohal ja siit vast leian veel ühe avatud poe tänasel pidupäeval. Esimene ülestõusmispüha. Et enamik kauplusi on suletud ja kõik pannakse enam-vähem kinni varasel pärastlõunal. Et sellepärast ma siis vähekene kiirustasin ja oli siuke rohkem kommuutimine nagu ühest punktist teise liikumine lihtsalt. No nii, minu majutus peaks olema selles kollases täitsa tavalises majas. Airbnb korter. Nüüd tuleb oodata, et keegi tuleks sisse laskma. Väikese ootamise järel üks naisterahvas tuli. Laskis me sisse. Ühetoaline apartment. Või 2 tuba, et kuidas neid tuba loetakse. Ja ta välisuksest tööd sisse, siis siit vasakult kohe köök. Siis on väikene elutoa moodi nurgakene. Ja siis on need muud ruumid. Päris kena 2 päevaks. Siuke apartment.